Aitäh, Andres, sissejuhatuse eest. Tere päevast ka minu poolt. Aeg on sealmaal, et alustame siis kavandatud ettevõtmisega, milleks on Eesti Energiamajanduse arengukava aastani 2030 pikaajaliste valikukohtade tutvustamine. Tegu on siis esimese seminariga 3 kavandatud seminarist. Täna siis esimene sissejuhatav üldse toimub siin Maaülikoolis. Homme samasisuline ettevõtmine Tallinna Tehnikaülikoolis ja ülehomme Kohtla-Järvel. Tehnikaülikooli Kohtla-Järve kolledžis, Ida-Viru kolledžis. Täna me räägime sisuliselt anname aru Eesti Arengufondi rohkem kui aastasest tegevusest Eesti Energiamajanduse arengukava koostamisel, sisendite koostamisel ja ses kontekstis on võib-olla hea kohe sissejuhatuseks ära märkida ka, kes on asjaga seotud. Minu nimi on Peep Siitam, ma olen Eesti Arengufondi energia- ja rohemajanduse suunajuht ning kogu senise energiamajanduse arengukava koostamise protsessi eestvedaja ja vanem. Aga siis nii-öelda formaalselt ja vähem formaalselt rohkem ja vähem kaasatud olnud osapooltest. Ja siin tähestiku järjekorras sissejuhatuses Elering, elektrisstsenaariumide peamise koostajana Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus-Kommunikatsiooniministeerium, kelle rollist tuleb hiljem ka pikemalt juttu, Keskkonnaministeerium, Põllumajandusministeerium, Rahandusministeerium, Riigikantselei ja Eesti Arengufond siis sellise projekti juurde. Suurimad kaaspanustajad, kes ei ole nii-öelda formaalselt olnud siis selles juhtgrupis kaasatud, kuid kelle panus ei ole sugugi mitte sisuliselt väiksem olnud, pigem vastupidi. Tallinna Tehnikaülikool, Maaülikool, täna viibime, Taani konsultatsiooniettevõte ja Energy Analysis, kes olid aasta tagasi väga tugevalt seotud elektrienergia tootmisstsenaariumitega, transpordi ja soojusmajanduse stsenaariumide kirjeldamisega. Keskkonnauuringute keskus, kes hetkel töötab siis täna ettekandmisele tulevate stsenaariumide keskkonnamõjude hindamisega. Säästva Eesti Instituut Tallinn, Mari Jüssi täna räägib teile transpordistsenaariumidest, Tartu Ülikool loomulikult Eesti Biogaasi Assotsiatsioon ja osaühing Finantsakadeemia, kes siis räägib täna ja loodetavasti ka tulevikus siis nende stsenaariumide rakendamise majandusmõjudest. Kui võtta kokku see kogemus senisest aastast või senisest tegevusest energiamajanduse arengukava sisendite koostamisel, siis ütleksin seda, et seal, kus majanduses võimalik on Eesti ühiskonnas tervikuna, tuleks teha ainult sellised sektoriüleseid horisontaalseid kavasid, nagu energiamajanduse arengukava oma komplekssuses esimene pääsukaja täna tegelikult on. Sest selline lähenemine sellist kogemust arvestades kindlasti võimaldab lihtsamini avastada sektorite vahelisi vastuolusid, harmoniseerida erinevate sektorite eesmärke, lihtsamini saavutada neid harmoniseeritud eesmärke, vähendada administreerimiskulusid, mis Eesti väikse riigi puhul tegelikult võiks olla eesmärk omaette. Mis on kõige olulisem Eesti Arengufondi kui ettevõtluse ja ettevõtlikkuse eest seisjale ja selle edendajale on see, et selline horisontaalne lähenemine võimaldab vaevata leida ettevõtlusvõimalusi ning ka takistusi ettevõtluse edendamisel. Ja kui nüüd küsida, milline on siis teie panus, Eesti Arengufondi ja tema kaastöötajate panus senisesse tegevusse, siis alustaksin sellest, et tõdemusest, et iga üksik meede või majandusotsus omab mõju ühiskonnale tervikuna, olgu ta siis mõõdetuna sisemajanduse kogutoodanguna, ressursitootlikkusena, tööjõutootlikkusena, tööhõive muutusena
või muu taolised. Täna ma julgen seda täiesti selgelt väita, et me oskame selliste otsustuste mõju energiamajandusega seonduvalt mõõta, ehk siis otsustuste ja nende mõju vahelise suhteid kirjeldada. Me tegime seda jagades energiamajanduse piltlikult öeldes legoklotsideks, alates siis tarbimisest, erinevatest aspektidest, olemasolevatest ressurssidest, nende hindadest, saadavusest, pikaajalisest saadavusest tulevikus, tehnoloogiast, nende omavahelisest seosest, nii edasi. Me koostasime igale sellisele osakesele nii-öelda mõjukaardi, et kuidas üks, teine või kolmas tegevus seondub teiste tegevustega sektoris. Võtsime kasutus majandus makromudeli, millest täna pikemalt mitmel korral juttu tuleb. Kaasasime märkimisväärse valdkondliku ekspertiisi wikipõhises veebiplatvormis energiatargud.ee. Ehk siis iga mis tahes panustuse mõju on mõõdetav. Ja veelgi enam, seda panustuse mõju või otsustuse mõju tuleb mõõta. Meil ei ole põhjust arvata, kuidas asjad on. Me peame teadma, kuidas asjad on. Nüüd rohelisega sellel pildil on siis tegevused, mida me suuremas või vähemas plaanis seni teostanud ja mis tulevad täna teile ettekandmisele. Kollasega tegevused, mis on hetkel töös, ja punasega siis, mis on nende eelmiste põhjal lähitulevikus teostamisel. Ehk siis täna räägime tarbimistootmise stsenaariumidest, räägime nende rakendamise otse- ja välismõjudest ja räägime nende rakendamise majandusmõjudest tervikuna ühiskonnale nii-öelda makromudeli kaudu. Hetkel töös on, paralleelselt töös on stsenaariumide rakendamise keskkonnamõju hindamise ja julgeolekumõju selgitamise aspektid, mis liiguvad siis nii-öelda oma formaalselt radapidi keskkonnamõjude, ENMAK-i keskkonnamõjude strateegilise hindamise protsessis, mille esimesed koosolekud, programmilised koosolekud hakkavad pihta siis juba järgmise nädala lõpus, kui ma ei eksi, 21. vist olid esimesed. Ja kõige selle põhjal siis Majandus-Kommunikatsiooniministeerium novembri lõpuks peab Vabariigi Valitsusele esitama siis kinnitamiseks energiamajanduse arengukava koos selle rakenduskavaga. Ma tahan siin selle punkti juures eriti rõhutada seda rakenduskava, sest me kõik koos võime teha mis tahes häid plaane. Nende väärtus on 0, kui me neid kavasid kohaselt ei rakenda. Siin seesama pilt natukene keerulisemal skeemil, ehk siis siin üleval selles tabelis on need valdkondlikud stsenaariumid, mis üksikud valdkondlikud stsenaariumid, mis täna teile ettekandmisele tulevad. Siin selles kastis algab siis nii-öelda Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi juhtimisel nende üksikstsenaariumide sidumine energiamajanduse teekaartideks. Plaan on siis välja valida sellest suhteliselt 50 lähedale ulatuvast variatsioonide arvust suurusjärgus 10, mida siis on põhjust testida 5 põhilisele indikaatorile, milleks on julgeolek, keskkonnamõju, tervisemõju, majanduse konkurentsivõime ja energiajulgeolek. Selle alusel, nende 5 indikaatori alusel Majandusministeeriumi juhtimisel siis valida välja 3, maksimum 5 teekaarti, mida omakorda testida globaalsete näitajate muutumisele sensitiivsusanalüüsis, ehk siis globaalsed muutujad sellised nagu naftahinna muutused, ehk siis selle kaudu kõik kütuste hinna muutused või siis ka CO2 hinna muutused või mõned teised, mida võidakse tee peal otsustada. Nüüd ja päeva lõpuks, ehk siis novembri lõpuks peaks kõik see tegevus jõudma valitsuse otsustusele. Tänapäeval teavad inimesed kõige asjade hinda ja ei millegi väärtust. See Oscar Wilde'i üle 120 aastat tagasi öeldud väide kehtib tänapäeval täpselt samamoodi. Vähemasti kehtib ta minu kohta.
kui ma võrdlen enda teadmisi, arusaamisi aasta-poolteist tagasi sellega, mis me oleme täna nii-öelda läbi käinud. Ehk siis asjad, mis tundusid olulised aasta-poolteist tagasi, arvestades kogu mõju ühiskonnale, ei ole nii olulised. Ja vastupidi, asjad, mis tundusid ebaolulised, vastupidi, on olulised. Ehk asjad ei ole sellised, tihtipeale ei ole sellised, nagu need esmapilgul paistavad. Loodan, et tänase päeva lõpuks saab igaüks endast testida, et kas sa saisid midagi uut või mitte, aga selline on minu kogemus. Tänasest päevakavast või päevakorrast veel nii palju, et meie ettekand on jaotud kahte osa. Esimene pool ettekannetest puudutab tarbimist, ehk siis sissejuhatuses räägime transpordistsenaariumidest ja hoonete stsenaariumidest ja hoonete stsenaariumidega koos räägime soojusmajanduse stsenaariumidest, mis on omavahel sisuliselt lahutumatud asjad. Sellele järgneb selline 40-minutiline küsimuste vastust, võib-olla ka debativoor, pärast mida orienteeruvalt 14.30 plaanime kohvipausi pooletunnist ja päeva teises pooles, siis kella 3 alates jätkame tootmisstsenaariumidega, milleks on siis loomulikult elektrisstsenaariumid, kütuste tootmisstsenaariumid ja põlevkivi siis eraldiseisvana ja millele järgneb siis samamoodi siis küsimuste vastuste voor. Nüüd kogu tänane ettevõtmine, nagu te siin näete, juba salvestatakse, see fail laaditakse energiatahingute keskkonda konkreetse siis tänase ürituse nii-öelda protokollina sinna juurde ja seetõttu on mul ka palve, et siin on mikrofon selleks, et teie küsimus saaks salvestatud ja küsimuse esitaja või ettepaneku esitaja hiljem ka identifitseeritud, siis palun kasutada seda mikrofoni. Ma ei ole seda mikrofoni enda käes, ma kas siin all või siis käin saalis ise ringi, aga palun seda siis kasutada, sest vastasel juhul see võib jääda nii-öelda maa ja taeva vahele see küsimus või siis ettepanek. Aga ma ei taha pikemalt tähelepanu endal hoida ja palun avale siis Mari-Jüssi, kes räägib meile transpordistsenaariumidest.